tervist! Käes on järjekordne reede hommikune turundusamps ja seekord räägime mitte nii otseselt turunduse teemadest, aga kõikidele ettevõtjatele ja turundajatele ja ükskõik kellele väga olulisest teemast, aja planeerimisest ja meil on külas Kaire, kes räägib kohe oma lugu ka, kuidas temal kogu see mentorluse teema, nagu see südamelähedane teema, mis tal on, alguse sai. Aga jaa, aega meil on kõigil nagu ühepalju, selles osas me oleme täiesti võrdsed ja kui sa vahepeal, ma arvan, me kõik vaatame vahepeal, et kuidas küll see inimene jõuab nii palju teha ja miks mina ei jõua teha. Muidugi siin on üks eksitav faktor, on see sotsiaalmeedia, mis vahepeal kuvab meile täiesti valesid illusioone. Meile tundub, et see inimene jõuab nii palju teha, aga tegelikult teine inimene, kes võib-olla ei ole üldse aktiivne sotsiaalmeedias, jõuab 10 korda rohkem teha. Aga ometigi seal on mingisugused nagu oskused, kuidas kasutada seda aega nii, et sa jõuaksid neid asju ära teha, mis on sinu jaoks olulised. Ja kokkuvõttes nagu jah, sellest võikski täna rääkida ja ma kutsun üles ka teid, kes te vaatate siin praegu laivi, et jagage oma kogemusi ja nippe ka, sest see aitab, ma arvan, meid kõiki. Kui sa oled midagi katsetanud või midagi proovinud oma elus ja näinud, et see tõesti toob tulemusi, et sul jääb rohkem aega üle ja see töötab, siis kirjuta siia kommentaari, mis sinu kogemused on ajakasutuse osas. Aga Kaire, räägi natukene, kuidas sinul see teema nagu alguse sai ja miks sa üldse otsustasid hakata nagu aitata ka teisi siis sellel teemal? Ja, aitäh! Tere hommikust veel kord ja tõepoolest ma ei ole ju kogu aeg olnud aja planeerimises tugev ja miks ma seda asja hakkasin ajama või tegema rohkem, oli minu 2 aasta tagune sündmus, kus ma siis väga kõvasti põlesin läbi. Ma olin endale kuhjanud asju ja töid ja tegemisi lihtsalt nii palju, et ma enam ise adekvaatselt ei saanud aru, et seda tööd ja tegemist on nii palju. Ehk siis ma õppisin täiskohaga ülikoolis, ma töötasin õpetajana täiskohaga erivajadustega laste koolis ja juba õpingute ajal, magistriõpingute ajal olin ma juhendaja bakalaureuse tudengitele ja ka töötasin ülikoolis andes loenguid. Et selles mõttes pluss siis veel lisaks oma pereasjad, pluss siis veel aiatoimetused, et kõik need asjad ja ma tollel ajahetkel siiralt uskusin, et ma saan kõigega hakkama, et see adekvaatsus oli juba nagu käest ära läinud, et see tahtmine on suurem kui võimalused. Ja peale seda kevadet siis ma ei lõpetanud kooli, võtsin dokumendid, nagu tegin akadeemilise avalduse ja võtsin ennast ka töölt lahti, et mul ei olnud mitte mingisuguseid kohustusi sügisel ja ma pool aastat tõepoolest lihtsalt magasin, puhkasin, üritasin hakkama saada ja tagasi tulla. Aga kui ma hakkasin siis detsembrist nagu juba pilti tagasi tulema ja rääkima, et mis minuga juhtus ja kuidas siis kõik oli, et siis inimesed hakkasid küsima mu käest, et aga kuidas sa tulid välja, mis sa siis tegid ja mis oli see sinu konkreetne töö või tegevus või see konkreetne samm. Ja alguses rääkisid ühele inimesele, teisele inimesele, aga neid küsimisi tuli rohkem ja siis juba läks see nagu ametlikuks nagu mentor teenuseks ja ma võtsin Tartu Ülikooli juurest ka mentorlusprogrammi sellise aastase kursuse, et teada täpselt, kuidas siis inimesi juhendada ja mida täpselt peab seal tähele panema, kuidas alustada ja kuidas ka seda suhet lõpetada. Et sealt maalt siis alguse sai ja praegusel hetkel ma tunnen, et sellest peab rääkima, et sellest ei ole veel piisavalt räägitud, et ikkagi on inimesi ja minu kolleege, õpetajaid, kes ütlevad, et ma enam ei jaksa. Et sellest peab rääkima veel ja veel ja veel. Väga lahe. Aga jaga siis oma asju, mida sa oled ise praktikasse pannud, mida sa oled õppinud ise ja mis sa näed, mis tõesti nagu toob neid reaalseid tulemusi, ehk siis meil lõpuks ometi tunneme võib-olla, et meil jääb aega ka muudeks asjadeks, et ei pea kogu aeg nagu rapsima ja ringi tormama.
et ma jagan siis ekraani ka natukene, ma panin mõned märksõnad siia, üks hetk. Nii. Kohe jagan. Nii. Kas on näha? Ja Canva, see on sul lahti ilusti ja kui sa siis, jah, nüüd on väga hästi. Et jah, selles mõttes on aega meil kõigil ühepalju, aga see ajakasutus määrab ära sellest, kui palju me jõuame ja kui palju me siis ise nagu vaimselt terveks jääme. Et kuidas seda aega kasutada, on just see nagu märksõna. Ja täna siis proovin selle lühikese aja jooksul kahe asjaga nagu süvitsi minna, et kuidas oma tegevused tähtsuse järjekorda seada ja teine point on just see, et kuidas iseenda jaoks lisaaega juurde leida. Ehk siis ka, kui me räägime turunduse teemadest, et siis me võime siia iseenda asemele panna siis oma firma või oma ettevõtte tegevused. Ja Steve Jobs on öelnud, et kui me ütleme ei, siis me saame tegelikult päris asjad ära tehtud. Et see on nagu vist kõige olulisem mõte üleüldse, et keskenduda nendele tegevustele, mis on olulised. Aga selleks, et me teaksime, mis meil siis on kõige olulisemad asjad, on alguses, eriti kui sa tunnedki, et kõike on liiga palju, et kaardista ära kõik oma tegevused ja need võib panna siis nagu grupeerida ka siis töö, pere, kool, niimoodi nagu gruppide kaupa, et kõik tegevused, mis sa seal nagu oma elus teed ja siia tuleb teha aus kaardistus, kaasa arvatud telefoni scrollimine, kaasa arvatud telekas ja kõik muud asjad ka, et kui sa hästi ei maga või lihtsalt sipled edasi-tagasi, siis see tegevus on ka tegevus, sa ju ei puhka ega ei tee midagi. Ja kui sul on need kaardistatud kõik oma tegevused, siis võiks need asjad omavahel ära grupeerida, missugused tegevused on sarnased. Näiteks kui sa oled õppimas, siis sa teed õppimise asjad, paned ühte punti, töö tegemise asjad kolmandasse punkti. Näiteks ka meilidele vastamine on alati ju see asi, mida ma saan teha järjest, et ma ei pea ükshaaval tegema. Ja minu jaoks on hästi oluline punkt siin on planeeri kõikidele tegevustele lisaaeg juurde. Ma järgmisel slaidil näitan ka seda väikest kalendrinippi, et kuidas saaks teha, et minu juures käis mentorluses üks tütarlaps, kes sõitis 4 päeval nädalas Tartusse ja see oli koosolekule. Et 1,5 tundi, 2 tundi oli koosolek ja see oli kohustuslik koha peal käia ja tema nagu sõitis seda, aga kalendris tal seda sõiduaega ei olnud. Ja kui mina siis hakkasin ütlema, et aga sa sõidad tund aega hommikul, tund aega pealelõunat, see on 2 tundi päevas ja see on sul siis 4 päeval nädalas, see on 8 tundi nädalas ehk siis terve üks tööpäev. Ja ta ei saanud, ta ütles, et jah, ma tean, et ma sõidan, aga ta ei teadvustanud endale seda ja siis arutasime sellel teemal, et mida tema saaks nagu teha, oma ülemuse juurde minna ja rääkides siis ülemusega, näidates ette reaalselt need graafiku, et tal oli reaalselt ära kaardistatud oma töö, siis ülemus leidis, et oi, aga tõepoolest ei ole vaja kohal olla, et ta tahtis ainult sõidukompensatsiooni, see minu mentee alguses, aga ta sai sõidukompensatsiooni nendel päevadel, kui ta Tartusse tuleb ja 2 päeval nädalas otsustati, et tulevad hoopis Zoomi koosolekud. Lihtsalt keegi ei olnud seda ettepanekut varem teinud ja keegi ei olnud selle peale tulnudki, et tegelikult see sõiduaeg on 8 tundi nädalas, terve üks tööpäev. Selline näide sinna juurde ja siis turundustegevustes võib seda sama kasutada, et mis on need ennetegevused ja pärastegevused, mis sa pead oma tööde juures tegema, aga mida sa võib-olla hetkel veel ei teadvusta endale. 4. punkt on määra päeva ülesannetele ajalimiit. Ehk siis
kui sulle antakse üks ülesanne või kui sa võtad iseendale ühe ülesande ja ütled, et ahah, ma täna teen selle ära päeva jooksul, siis uskuge või mitte, te võtategi terve päeva selle tegemiseks. Aga kui sa paned iseendale päevalimiidi, ajalimiidi, et enne lõunat kella 12-ks, enne kui ma lähen lõunale, ma teen selle konkreetse asja ära, siis jällegi selline psühholoogiline moment on see, et sa jõuad selle asja palju kiiremini ära tehtud, sest sul on iseendale öeldud tähtaeg ja niimoodi saavad asjad kiiremini ära tehtud ja nad ei kuhju ja ka see psühholoogiline moment on see, et mul on nii palju teha, et see jääb ära. Ja 4. või 5. punkt siin juures on siis planeeri päevaplaan juba eelmisel õhtul ära. Et kes on siis igaõhtused planeerijad, minule meeldib planeerida nädala kaupa, et ma teen kas siis esmaspäeva hommikul või tegelikult pühapäeva õhtul. Ma tean, mis teemad on mul sellel konkreetsel nädalal, kuhu mu aeg läheb ja selliste suuremate ampsudena on minu arust kergem planeerida neid asju. Ja mis puutub plaanidesse, siis plaanida saab ju tegelikult ühtepidi, et ma täna alustan ja kuhu ma edasi jõuan või võib ka planeerida tegelikult tagantpoolt ettepoole, et kui mul on turundusplaan, ma tahan septembriks saavutada seda konkreetset asja, siis ma hakkan vaatama, et mis sammud mul on vaja ära teha, et tulen tagantpoolt ettepoole, et missugusel nädalal, missugused tööd mul on, et selline variant on ka hästi hea, et sellist ajaplaneerimist kasutan mina näiteks reiside planeerimisel, et kui mina tean, et mina tahan sinna Maltale näiteks minna reisida, siis kõigepealt ma vaatan ära hinna, vaatan ära kuupäeva ja siis juba tean, et ahah, selle raha ma pean kõigepealt lennukipiletiteks ära maksma. Järgmine kuu ma saan hoolitseda näiteks majutuse eest. 3. kuul ma tegelen reisiplaanide ja vaatan seal võib-olla taskurahaga ja alles siis on see nagu minek, et neid asju on võimalik planeerida ühte ja teistpidi. Nii. Ja vaatame siis. Sellel slaidil on siis keskendumine tähendab otsustamist, milliste asjadega me ei tegele. Et see on üks mõte oli sein ka, et kui ma hommikul otsustan ära, et ma teen hommikupoole konkreetse ülesande ära, kella 12-ks on mul tehtud, siis see tähendab, et ma keskendun konkreetsele ajale, konkreetsele asjale ja see on minu prioriteet ehk tähtsuse aste. Ja prioriteete saab siis või tegevustele saab tähtsuse anda ja need on tegelikult 4 erineva tähtsuse astmega. Järgmisel slaidil on ka väike tabel, et on võib-olla ülevaatlikum. Et kõigepealt kiire, oluline ja suure mõjuga. Mis on näiteks ettevõtjatel praegusel hetkel kiire, oluline ja suure mõjuga on aasta aruanded ja need peavad esitatud olema 30. juuniks. Ehk siis kellel veel on tegemata, siis nende inimeste jaoks on see kiire, oluline ja suure mõjuga, seda on vaja kohe ära teha. See asi peab olema tehtud kohe. Teine tegevuse tähtsuse aste on kiired asjad, mis on küll vähem olulised ja väiksema mõjuga, aga sellegipoolest nad on kiired asjad ja nendega tuleks tegeleda kohe järgmisena. 3. tähtsuse aste on oluline, kuid mitte nii kiire. Et kui me toome raamatupidamise näited, siis jaanuarikuus on see ettevõtte aasta aruanne oluline, aga tollel hetkel veel ei ole sellega nii kiire. Ehk siis see ei vaja viivitamatut tegemist, aga ta peaks olema to-do listis suht kõrgemal pool. Ja 4. moment, 4. aste on, pole oluline ja pole ka kiire, siis tegelikult on need kohustused, mida me oleme kas võtnud või mis on tulnud meie ellu, mis ei anna meile ei olulist väärtust ega ei ole ka kiireloomulised asjad. Ja siit võiks täitsa mõelda, et kas ma üldse teen seda või kas seda üldse on vaja teha. Ja siin on see tabelina ka. Ehk siis, kui sa praegu tegeled iseendaga, iseenda arenguga, siis võta siit fookusesse iseennast. Kui sinul on praegusel hetkel oluline kasvatada ettevõtet
ja teha turundustegevusi, siis võta sealt vahelt endale üks teema, üks oluline ja määra ära kõikidele nendele tegevustele siis see olulisuse aste ja kas seda siis on üldse vaja teha või on mõni nii kiire, et seda on vaja kohe teha. Nii. Ja mõtteviis, kui mina ei ole oluline, siis kes on? Ehk seesama käib eelmiste tabelite, eelmiste slaidide juurde, et millised on need tegevused, mida ainult mina saan ära teha. Ehk siis neid ma ei saa delegeerida, neid ma pean tegema ainult ise. Millised tegevused saavad oodata ja mille saaks ära delegeerida. Ja need on nüüd need tegevused, mida meil on hea anda ära assistentidele, virtuaalsetele assistentidele või siis anda neile uus kuupäev, uus tähtaeg ja tegeleda nendega siis järgmine kord. Ja millised tegevused vajavad viivitamatut tähelepanu ehk siis tulekahjud ja siin võib-olla on vaja nii minu enda tähelepanu kui ka kõikide assistentide, kõikide abiliste kohest tähelepanu. Et selline mõtteviis, et kui mina või minu firma või minu pere ei ole oluline, siis kes on, et see on nüüd see tähtsuse seadmise asi. Ja ma tegin siia väikese kalendrinäidise ka, et kui tehakse kahte asja korraks ja tähendab, et tegelikult ei tehta kumbagi ja kalendrisse mina märgin, ma tegin näidise siia lihtsalt, et mina märgingi, kui on koosolek, kas siis mul töö juures või mingid muud tegevused, seesama Viljandi tütarlapse näidis, et koosolek Tartus kestab 1,5 tundi või 2 tundi, aga sinna sõit kestab tund aega ja sealt ära sõit kestab ka tund aega. Et mina olen kalendrisse need asjad pannud 2 värviga, et põhivärv on tumedam ja see kohustuslik juurde tegemise, juurde kuluv aeg on heledama värviga, sest et samal ajal ma ei saa ikkagi mitte millegagi tegeleda, kui ma olen autoroolis. Okei, ma võib-olla saan kuulata seal podcasti või mingit audioraamatut, aga põhimõtteliselt olen ma ikkagi hõivatud. Nii et see on nüüd väikesed mõtted, mis ma siin täna teile pakkusin. Ma loodan, et Marikale on tulnud sinna mõned küsimused. Ja praegusel hetkel siis aitäh kuulamast. Väga armas. Ma arvan, see on väga hea näide praegu, et sina oled meil võib-olla, no on teised ka saanud ilusti ajast kinni pidada, sest see on päris suur väljakutse 1,5 tunniga nagu kõik asjad räägitud saada, aga aja planeerimisena meistrina sa oled täpselt ilusti ajas. Aga ja, et siin on häid mõtteid, nagu kes on jaganud ka oma kogemusi, siis kuidas nemad aega kasutavad, aga mul on endal mõned küsimused ja kui sul on ka küsimusi, siis postita siia kommentaariumisse, ma esitan need Kairele. Aga esiteks näiteks esimene küsimus on see, et kas sulle oskad anda ka nippe nõuandeid, kuidas üldse ära tunda, mis on see väga hea oli see kastid süsteem. Kas ma panen edasi uuesti? Ebaoluline ja vähese mõjuga, et kuidas me tunneme ära need tegevused või kuidas me neid oskame nagu öelda, et mis on siis ebaolulise ja vähese mõjuga, sest vahepeal me ju ei tea, meil pole kogemust, et tegelikult me ei tea, kas see nüüd on ebaolulise mõjuga, eriti mis puudutab turundustegevusi. Et kui ettevõtja mõtleb, et kas ma nüüd peaksin olema Facebookis, kas ma peaksin olema nüüd LinkedInis, kas ma peaksin tegema video, kas ma peaksin tegema artikli, neid turundustegevusi on nii palju ja mina ise nagu kohtun sellise väljakutsega just, et kuidas ma tean, kas see nüüd on ebaoluline tegevus või mitte? No eks päris alguses tuleb ka ämbreid kolistada ja siis eksida see katse-eksituse meetodil. Aga mul on siin ka üks lause, et vali enda tegevuste nimekirjast üks. Võta üks ja keskendu konkreetselt sellele. Et tee ühekaupa asju, et 2 asja korraga ei saa teha. No mis me saame teha automaatselt turunduses on väga hea see ühenduse süsteem, et kui sa postitad Facebooki, siis see automaatselt läheb sul ka Instagrami, kui sul on see meta omavahel seotud, eks ju, või vastupidi, et Instagramist Facebooki ka.
aga küsimus on see, et kas sul on mõlemal pool sinu klient. Kas minul näiteks ei ole, minul on Instagramis ainult 700 jälgijat ja minu põhiklient on Facebookis. Facebookis minul oma isiklikul kontol on 2000. Et see on see jõudude vahekord, et kuhu ma teen missugust reklaami. Ja kes on reaalselt minu klient, kas ta on lihtsam inimene või ta on ärimees, ärinaine, siis on võib-olla LinkedIn hoopis see koht, kus ennast nagu turundada või teha. Et see võib-olla on alguses hoopis sihtgrupi määramise koht turunduses. Aga, ja need kiireloomulised on see, et no see all vasakul kiireloomuline, tee seda järgmisena, et kui sa tead, et sul tuleb turunduskampaania, siis 2 nädalat ette sa pead juba ju oma seda klienti soendama, hakkama talle infot jagama, kust ta saab, kellega ta saab, mis ta selleks tegema peab. Et see ei ole selline kiireloomuline, mis juba tulekahju kustutama vajab, aga põhimõtteliselt sa saad ikkagi siit valida. Selle ajakava võib-olla tagantpoolt ettepoole panna, et mul on launch või see, sinul läks ju praegu lahti uuesti see kodulehe tegemise väljakutse, et sa tegelikult tead, et enne seda sa juba hakkad neid turundustegevusi tegema ja enne seda on sul kõik slaidid valmis, sul on kõik videod valmis, sul on kõik õpetused valmis, et võib-olla tagantpoolt ettepoole tulla on isegi lihtsam. Ja siis teine küsimus, mis mul on, et endal isiklikult jällegi, ma olen siuke nagu, mulle meeldib olla spontaanne ja mulle meeldib impulsiivne olla ja kuidagi kõhutunde järgi nagu voolata elus ja sellised nagu kalendrid, kus sa nagu paned niimoodi, et kõik oma tegevused, millal ma söön hommikust ja mida ma söön hommikust ja millal ma söön õhtust ja nii edasi. Tegelikult ma tunnen, et need ahistavad mind. Mis nipid sul on sellistele inimestele, kes ongi sellised nagu mina, siuksed loomingulised ja ei taha selliseid kindlaks määratud kalendreid, sest nendest niikuinii ei suuda kinni pidada? Mina hakkasin endale tegema sellist nagu süsteemi, et üks oluline asi hommikupoole ja teine hästi oluline asi, tööasi peale lõunat ja üks oluline kodune asi, ehk siis 2+1 on minul päevas. Ja see vahe, kõik, mis seal vahel on, ongi minu spontaansus. Tahan tulen laivi, tahan ei tule, tahan teen endale rohkem tööd, teen mingid slaide ette või valmistan koolitust ette. Aga see 2+1 töötab minu puhul väga hästi ja nädalavahetusel on siis vastupidi 2 koduasja ja võib-olla 1 tööasi. Et hommikupoole 1 kohustuslik või suur või tähtis, peale lõunat teine ja õhtul ka võib-olla midagi. Ja siis on tegelikult mul on seda puhveraega seal küll, et lastega minna sinna või tänna või võtta raamat või ma väsisin nüüd ära, et ma teen väikese pool tundi uinakut. Et iseendaga kokku leppida, et olengi kunstnik ja teengi asju rahulikult ja ei kuhja seda kalendrit täis. Aga kas sa planeerid need 2 ja 1 tegevust, kas sa planeerid need nagu pikemalt ette või sa jätad igale päevale ka vabadust, et need ümber mõelda, et näiteks ütleme, et sa planeerisid täna teha riidekapid korda, aga tegelikult pole absoluutselt tuju nagu riidekappe korda teha, et ma ei tea, tahaks hoopis, ma ei tea, vannituba küürida. No mina panen selle nimeks kodu hoopis. Ja siis ei ole vahet, kas ma teen oma magamistoa kappi või vannituba. Aga tööasjades? Tööasjades minu näiteks praegu juulikuus ma kindlasti tahan valmis saada uue grupimentorluse kõik süsteemid ja asjad ja ma panengi pealkirjaks grupimentorlus. Mul on list kõikide nende töödega, mis ma seal tegema pean, aga selle töö pealkiri või selle hommikupoolne on see, et grupimentorlus ja ma sealt ise valin, mis idee mul tuleb, et äkki ma tahan videot teha või äkki ma tahan slaide teha. Et ma ei määratle nii täpselt sekundi täpsusega ja koma täpsusega seda nimekirja, sest see ajab mind hulluks. Siin on vaatajatelt ka paar küsimust, et Jaanika küsib, et kas sa tunned, et oleks võimalik aega efektiivselt juhtida ka ilma läbipõlemise kogemuseta? No kindlasti oleks olnud.
sest mõned inimesed ju oskavad aega juhtida ka ilma selle kogemuseta, et õppige teistelt ja mõned inimesed on seesama, et kui mina ise ei ole tähtis, siis kes veel on, et oskavad ennast väärtustada rohkem ja ka teha valikuid. Et minule tundus mingil hetkel, et kõik on nii oluline, kõik on nii hea ja ma tahaks kõigest osa võtta. Et fakt on see, et kõik ei saa, et sa pead tegema ühe enne ja teise pärast. Et see vahe ongi see, et muidugi saab, kindlasti saab ja ma siiralt loodan, et kellelgi ei ole sellist nii ränka kogemust, kui minul oli. Ja Heidi küsib, et kuidas sa teed ümber planeerimisi ja plaane, kui toimub näiteks tulekahju või neid tulekahjusid tuleb? Kui palju varud vabu ajakastikesi ja miks ajale oma tavapärases aja planeerimises? Sa natuke tegelikult vastasidki sellele see 2+1 meetodiga, aga... Jah, ei, neid tulekahjusid tuleb alati, sest et sa ju ei tea, et mingil hetkel ema helistab, ütleb, et mul on nüüd kohe vaja midagi, eks ole. Ja see puhveraeg aitab. Ja samamoodi ju töödes, et mina tõesti planeerin ette või otseselt ma ei saa sekundi pealt planeerida, aga mul on teema, mida ma tahan, et juuli lõpuks oleks valmis ja ma teen neid, hakin nagu väiksemateks tükkideks. Ja siis ei teki sellist asja, et mul on midagi tegemata, et kui ma iga päev natuke teen iseenda või oma firma või mis iganes asja jaoks tööd, siis ei tekigi sellist asja ka, et nagu neid tulekahjusid tuleb, et alguses rohkem kindlasti, aga ajaga, kogemusega ja ka enesekindlusega on neid tulekahjusid järjest vähem. Ja Jelena küsib, kuidas planeerida asju siis, kui on 3 erinevat vahetustööl? Sarnane kogemus natuke nagu sul oli, 3 asja korraga tules. Ja teate, ma olen kunagi töötanud ka klienditeenindajana, ma töötasin kaubanduskeskuses, kus meil oli 12 tundi oli vahetus ja sa olidki siis tööl nii nagu graafik ette nägi ja näiteks kui ma olin 2 päeva järjest tööl või 3 päeva järjest tööl, siis selle järgmise päeva ma võtsin puhkusepäeva ehk siis me ise kutsusime seda hingamise päevaks, et kui esmaspäevast reedeni inimestel on pühapäev, see hingamise päev, siis minul oli kohe järgmine graafiku järgne päev, puhkepäev ja ma ei planeerinud sinna mitte midagi. Ma planeerisin nagu üks päev hilisemaks neid asju või kui on hädasti vaja, siis mega väike asi, mida ma jaksasin reaalselt teha. Et need graafikuga inimesed samamoodi lihtsalt vaata ausalt otsa endale ajale ja puhkeaeg kõige enne ja siis teed kas või vähemas mahus, väiksema koormusega, aga ikkagi nagu iga päev natuke enda jaoks. Ja aitäh. Praegu hetkel tundub, et uusi küsimusi pole ja mõtteainet on meil kõvasti ja minu meelest väga praktilised ülesanded andsid sa meile tegelikult ka, et kellel on ja ma arvan seda inventuuri nagu isegi kui see sul on tehtud võib-olla 6 aega tagasi, siis on alati hea teha, et pane kirja kõik asjad halastamatult, millega sa oma aega sisustad ja jaga nad sinna siis kõigepealt kategoriseeri, et sa saaksid nad kuidagi plokkidesse panna ja tee siis endale see, mis on tähtis, mis on kiire, see selle oma tabeli järgi ja see pilt läheb nagu oluliselt selgemaks ja minu meelest kõige olulisem, mida sa läbivalt siin laivis tegelikult ka välja tõid ja millega tahaks ka lõpetada selle laivi, et sea iseennast prioriteetides kõige ettepoole, sest tõesti, kuidas sa ütlesidki, et kui meie ise, kuidas see lause oli sul? Et kui sina ise ei ole enda jaoks tähtis, siis kui sina ise ei ole kõige tähtsam, siis kes veel on? Et nii on jah. Aga aitäh ja tõesti soovime siis mõnusat ja kosutavat nädalavahetust teile. Nautige. Praegu õnneks ilmad ja kõik on nii tore, et saab väljas olla ja tõesti nautida seda elu ja varuda endale seda energiat siis nende tähtsate ja oluliste ja suure mõjuga asjade tegemiseks. Aitäh teile, ilusat päeva, ilusat nädalavahetust.